Tere! Tänases Trinity äriõiguse videos räägin äriseadustiku muudatustest, mis jõustusid 1. veebruaril käesoleval aastal. Need on osa üldisest pankrotiõiguse niinimetatud minireformist, mille eesmärk on kaitsta paremini ja efektiivsemalt võlausaldajate huve. Mida siis täpsemalt muudeti? Üldreegel on, et kui osaühing või aktsiaselts on muutunud püsivalt maksejõuetuks, siis peab osaühingu või aktsiaseltsi juhatuse liige esitama kohtule pankrotiavalduse. Võib aga esineda olukordi, kus juhatuse liiget ei olegi. Näiteks on ta tagasi astunud. Selliste olukordade tarbeks äriseadustikku täiendatigi. Ja nimelt selliselt, et kui osaühing või aktsiaselts on muutunud püsivalt maksejõuetuks ja tal ei ole juhatuse liiget, siis on nõukogu liikmel või osanikul samamoodi kohustus esitada kohtule pankrotiavaldus. Nüüd, oluline on silmas pidada, et see kohustus on nõukogu liikmel või osanikul üksnes juhul, kui on täidetud kaks eeldust. Esimene eeldus on see, et puudub juhatuse liige, ja teine eeldus on see, et nõukogu liige või osanik teadis või pidi teadma osaühingu või aktsiaseltsi püsivast maksejõuetusest. Ja veel on oluline meeles pidada, et kui osaühingul on nõukogu, siis see kohustus pankrotiavaldus esitada ja sellega loomulikult kaasneb ka vastutus, lasub nõukogu liikmel. Kui osaühingul nõukogu ei ole, siis läheb see kohustus ja vastutus veel aste kõrgemale ja see lasub osanikul. Kui sellega seoses on küsimusi, võtke meiega ühendust.